negatiivne astendaja. Vaatame, kuidas me leiame sellise astme väärtuse, kui astendajaks on negatiivne arv. Selleks vaatame järgmist näidet. 9 astmes 4 jagatud 9-ga astmes 6. Astmete jagamise reegli järgi on teada, et astendajaid lahutatakse ja tulemuseks on 4 miinus 6 ehk 9 astmes miinus 2. Teiselt poolt seda ülesannet võib lahendada nõnda, et esitame jagamismärgi, kirjutame ümber jagamismärgi murjoonega 9 astmes 4 jagatud 9-ga astmes 6. Kirjutame siis meie lugeja pikalt lahti 9 korda 9 korda 9 ja uuesti loomulikult 9. Sama kordame ka meie murru nimetajas. Nüüd on juba 6 9 ja 9. Loomulikult taandame ja taandamise tulemusena saame, et meie murru lugeja on nüüd 1 ja murru nimetaja on 9 astmes 2. Tegemist oli ühe ja sama ülesandega, nii et kui vasakud pooled siin ja siin on võrdsed, seega loomulikult praegu võrdsed ka paremad pooled. Et võib väita, et 9 astmes miinus 2 võrdub 1 jagatud 9-ga astmes 2. Ja üldreegel väidab, et a astmes miinus n, astendaja negatiivne, võrdub 1 jagatud a-ga ja astmes n. Loomulikult eespool ülesandes võime ka jätkata, et tegelikult on vastus 1 jagatud 81-ga ja edaspidi kiire vastuse saamiseks kindlasti tuleb kasutada viimast valemit. A astmes miinus n võrdub 1 jagatud a astmes n. Vaatame näideid. Näiteks 7 astmes miinus 2 ei ole midagi muud kui 1 jagatud 7-ga astmes 2 ehk 1/49. Näiteks miinus 2 ja astmes miinus 3. Täpselt eespool toodud reegli järgi meie saame murrujoon 1 jagatud miinus 2 astmes 3. Tulemuseks on 1 jagatud miinus 8-ga, kuna 3 on paaritu astendaja. Ja nüüd kahe arvu jagamisel, üks on negatiivne, üks on positiivne, lõpptulemus oleks siis negatiivne miinus 1/8. Ja kolmas näide vastamised, kui miinus 2 astmes miinus 4, astendaja on paaris, aga algul ikkagi meie toimetame reegli järgi, et 1 jagatud miinus 2 astmes 4 võrdub 1 jagatud miinus 2 astmes 4 on pluss 16, kuna 4 on paaris astendaja ja vastus oleks plussmärgiga pluss 1/16. Negatiivse astendaja kohta võib tõestada ka järgmist valemit, et kui tegemist on murruga a jagatud b-ga astmes miinus n, siis see võrdub b jagatud a-ga ja astendaja on juba n. Vaatame näidet. 4. näide, näiteks 2/3 astmes miinus 3, see on võrdne 3/2, astendajaks on 3, ehk siis 3 astmes 3 jagatud 2-ga astmes 3, 27 jagatud 8-ga.
eraldame täisosa ära, 3/8 on meie vastus. ja kui tegemist on segaarvuga, näiteks 1/1 ja astendaja on negatiivne, siis algul teisendame segaarvu liigmurruks, 1 korda 4 on 4 pluss 1 on 5/4, astendaja -2, siis kasutame eespool toodud valemit, ehk siis 4/5 astmes 2 ja saame, et see on 16/25 vastus. Tihti ülesandes esineb käsk, kus me peame vabanema negatiivsetest astendajatest avaldistes. Näiteks näide 6. Kui avaldiseks on 4a astmes -3, siis negatiivse astendaja kaotamiseks kirjutame selle ümber nõnda, et see on 4 korda 1 jagatud a-ga astmes 3 ehk teisiti öeldes 4 jagatud a-ga astmes 3. Meie vastuses ei esine negatiivsed astendajad. ja veel üks näide a astmes -3 korda a astmes -7. Loomulikult algul meie kasutame astmete korrutamise reeglit, tulemuseks oleks a astmes -10 ja nüüd siis 1 jagatud a-ga astmes 10 ja see jääbki vastuseks, kuna me saime lahti negatiivsest astendajast. veel üks näide, et a astmes -4 korda b astmes -7. Eespool öeldud reegli järgi võime kirja panna, et see on 1 jagatud a astmes 4 korda 1 jagatud b astmes 7 ehk siis 1 jagatud a astmes 4 korda b astmes 4. ja olgu öeldud siin ka veel 9. näide, kus meil oleks a pluss 2b ja astmes -2. a pluss 2b on esimene tehe, mida peaks me tegema sulgudes ja seda arvestades me kirjutame ilma negatiivse astendajata avaldise ümber niimoodi, et see on siis 1 jagatud a pluss 2b astmes 2. edasi loomulikult võib teha sulge lahti vajadusel. Hetkel ei ole meil sellist vajadust, aga ikkagi näitame, et see oleks a ruut pluss 4ab ja pluss b 4b ruudus.